Ema kägistab oma 3 last, 5-aastase, 3-aastase ja 8-kuuse. Ja kuidagi on liberaalsed naised üle kogu Ameerika tema kaitseks välja astunud, sest emadus on nii raske. Ja ma arvan, et me räägime sellest, sest miski selles loos on lihtsalt nii vastuvõetamatu. Neile, kes ei tea, millest see lugu räägib, Lindsay Clancy palus enne oma laste tapmist abi. Endine ämm annab tunnistusi. Lindsay Clancy palus abi kuude jooksul enne seda, kui tappis oma 3 last ja üritas endalt elu võtta. Clancy endine ämm andis kaitseks tunnistusi. Ta oli raskustes. Me kõik olime mures, ütleb Susan Clancy. Clancy üritas tol ööl samuti endalt elu võtta ja jäi halvatuks. Lindsay ja Patrick Clancy on nüüdseks lahutatud. Patrick on laste isa. Susan Clancy, nagu Lindsaygi, töötab sünnitusõena. Kohtus ütles ta, et tema ja endine minija olid lähedased ning kirjeldas Lindsayt kui imelist ema, kes oli väga hoolitsev ja armastav. Tema ütlused kordasid emotsionaalseid kirjeldusi, mida eelmisel päeval jagasid Lindsay Clancy ema ja õde, kes rääkisid vandekohtunikele, kuidas nad nägid, et Lindsay muutus üha ärevamaks, paranoilisemaks ja enesetapumõtetega juba 2022. aastal. Algo. Kohtuasi keskendub mitte sellele, kas Lindsay Clancy tappis oma lapsed, tema advokaadid seda ei vaidlusta, vaid tema vaimsele seisundile sel ajal. Kaitse väidab, et teda ei tohiks kriminaalkorras vastutusele võtta, kuna ta kannatas sünnitusjärgse psühhoosi all. Samas prokurörid väidavad, et ta kavandas tapmise ja sai aru, mida ta teeb. Lindsay ema, Paula, kes elab Connecticutis, tunnistas esmaspäeval, et ta viibis sageli oma tütre juures, öeldes, et Lindsay kartis üksi magada, muutus üha paranoilisemaks ja uskus, et ravimid, mida ta võttis, hävitavad tema mõistust. Ja Lindsay õde kirjeldas sarnast allakäiku. Põhimõtteliselt, kui sul pole veel selge, mis toimub. See naine tappis oma 3 last, üritas end tappa, ebaõnnestus ja jäi halvatuks. Aga nüüd ta ei väida, et ta ei tapnud oma lapsi, vaid pigem seda, et ta oli nii palju ravimeid tarvitanud ja nii ebastabiilses vaimses seisundis, et teda ei tohiks selle eest tegelikult vastutavaks pidada. Ja kui ma ütlen, et pean seda äärmiselt jälgiks ja probleemseks, siis ma arvan, et see ei väljenda seda piisavalt. Aga veel hullemaks pean ma seda, et lisaks nendele naistele on olemas nähtus, kus teised naised püüavad maailmale selgitada, kuidas see on õigustatud, sest emadus on raske. Ja ma tahan lihtsalt hetkeks oma mõtteid sellel teemal jagada. See ei ole õigustatud. Emadus on raske, aga see ei ole kunagi vabandus oma laste elu võtmiseks. Ja selles on midagi nii väärakat. Ja jah, ta oli paljude ravimite mõju all ning võib-olla need mõjutasid tema otsustusvõimet. Aga see naise kaitsmine, kes läheb ja tapab oma lapsed, on lihtsalt nähtus, mis näitab, kui kaugele meie ühiskond on langenud. Ma mõtlen, kuulake seda. See saab olema üks sinu elu tähtsamaid kohtuprotsesse. Me kõik kogeme midagi täiesti pretsedenditut. Me pole kunagi varem näinud nii palju emasid ja naisi toetamas kedagi, kes tunnistas üles oma 3 lapse tapmise. Ma ei tea, kas sa märkasid, see on terapeut, litsenseeritud terapeut, eks. Ja ta räägib, miks see sündmus on äärmiselt oluline. Peameeles, see on Lindsay ja ta tunnistas üles oma laste tapmise. Tunnistas üles oma 3 lapse tapmise. Ja see ei ole sellepärast, et me ei suuda naisi vastutusele võtta. Paljud meist näevad end Lindsay's. Paljud meist teavad, et me oleksime võinud olla vaid 1 sammu kaugusel mõne sellise õudse teo tegemisest. Ma tahan lihtsalt väga selgelt öelda, et mina ei ole kunagi olnud isegi ligi lähedaseltki sellisest asjast 1 sammu kaugusel. Ja paljud meist ei samastu Lindsayga mitte ühelgi moel ega kujul. Me ei suuda sellest aru saada, me ei suuda seda mõista. Ja kindlasti ei tunne end mugavalt, kui terapeudid püüavad rääkida mingil lohutaval toonil, kui sa oled midagi sellist kogenud. Mis taeva nimel? Ma mõtlen tõsiselt. Minu jaoks, kui ma seda vaatan, näen ma katset emadust rüvetada ja hävitada kui mainet ning panna see kõlama nii, nagu oleks emadus nii kohutav, et see oleks õigustatud. Sest oma raskuste tõttu lähed ja tapad oma lapsi. Nad on hullud. Nad on sõna otseses mõttes hullud. Sest pärast 1 meie lapse sündi kogesime me tõsiseid vaimse tervise probleeme. Ja paljud meist teavad, kui süngdeks võivad mõned neist mõtetest muutuda. Ja, need muutuvad süngeks, sest sa oled magamata, õnnetu ja pole harjunud olema täiesti isetu ning pühendama end kellelegi teisele.
sa ei maga kunagi, sul pole kunagi tunnet, et sa saad oma keha tagasi, on palav, kõik on keeruline, sa õpid midagi uut. Aga see ei tähenda, et oleks normaalne mõelda laste tapmisele. Mis selle liikumisega tegelikult valesti on? Ma mõtlen, siin on veel üks näide. Ma ei suuda uskuda, et see päriselt internetis olemas on. Olgu, tema tegi seda. Patrick tegi seda. Patrick on see, kes selle tegi. Mitte Lindsay. Patrick tegi seda. Sest tead, ma kuulsin ka, et naised tavaliselt ei kägista. Nii kohutav, et seda on raske isegi öelda. Olgu. Nii et need liberaalsed motardid üritavad õigustada 3 lapse tapmist. Olgu. 11 on 8 kuu vanune, sest sul on sünnitusjärgne depressioon ja ärevus ja nii edasi. Ja teiselt poolt on grupp inimesi, kes väidavad, et see pidi olema mehe süü, sest mees ajas naise hulluks. Või võib-olla on mees vastutav. Jaa, sest naised ju ei kägista. Ma mõtlen, jah, emad ju ei tapa oma lapsi. See ongi see vestlus, mida peaks pidama. Selle kaitsmine on hullumeelne ja ma pean ütlema, oota korraks, no mõtlen see nähtus jälle läheb hullemaks. Peale selle, et see naine peab olema üks kõige madalama IQ-ga inimesi, kui ta ütleb, et põhjus, miks see pidi olema isa, on see, et naised ei kägista lapsi. Vaata seda. Idioodid ripuvad akendest välja, et proovida tõestada, et Lindsay Clancy on süütu, hoolimata sellest, et ta on juba tunnistanud oma laste tapmist. TikTokerid postitavad taaslavastusvideoid, kus nad ripuvad ja ütlevad, et Lindsay on süütu. Sel nädalavahetusel olen näinud 2 erinevat naist oma enda akendest välja rippumas. Esimene naine rippus oma 2-korruselise maja aknast välja pärast seda, kui ta oli pannud sinist nõudepesuvahendit randmele, et näidata, kus plekk oleks pidanud olema, kui Lindsay oleks selle avanud. Okei, nii et käib suur arutelu selle üle, kas Lindsay tegelikult tegi seda ja kuidas saab aru, et ta ei teinud. Ma lihtsalt tahan teile seda ette lugeda, sest see on natuke hullumeelne. Aga see nähtus on lihtsalt vastik. Sama, Lindsay. Ma tunnen end iseendast eemaldununa. Aeg. Reaalsus. Ma arvan, et tööle tagasiminek aitab sellest üle saada. Piisavalt halb on samastuda lapse tapjaga, aga seda teha, kui hoiad oma beebit süles, on leebelt öeldes muret tekitav otsus. Kui sul on tõesti postitus X-is, Instagramis või TikTokis, kus ütled sama Lindsay, hoides oma beebit ja nuttes, on see piinlik. See on piinlik nähtus, ma ei harju sellega mitte kunagi. Nüüd, Matt Wallace pole end tagasi hoidnud ja ta on sõna võtnud ning kirjutas selle. Paljud inimesed ei taha seda kuulda, aga suur osa depressioonist, mida vanemad, mitte ainult emad pärast sünnitust kogevad, ei ole niivõrd hormoonidest tingitud, vaid pigem sellest, et lapsed, eriti beebid, on nõudlikud ja rasked ning nõuavad, et me seaksime nende nimel oma vajadused ja soovid tagaplaanile. Mida isekem sa oled, seda raskem on kohaneda ja loomulikult on internet tema sõnade peale endast väljas, aga selles on natuke tõtt, selles on tõde. See on väga raske asi. Ja nagu ta siin kirjutab, ütjamata õel, kogu see asi on olnud silmi avav kõige halvemal moel. Ma ei suuda kunagi unustada 1000 naisi, kes kogunevad kaitsma deemonid, kes kägistab oma lapsed surnuks. See on üks kõige süngeimaid asju, mida ma oma elus näinud olen, nii selle kui ka Anthony annetuskampaania puhul. Me näeme siin teatud kultuurilist mandumist, mida ei saa lihtsalt kõrvale heita. Rohkem kui 250 000 Lindsay Clancy toetajat on nüüdseks kogunud nende pere jaoks üle $835 000 pärast seda, kui ta tunnistas üles oma 3 lapse tapmise. Nad on saanud hulgaliselt positiivseid sõnumeid naissoost toetajatelt, kes on veendunud, et ta on ohver. Ja minu arvates on see tõesti jälk. Ma sooviksin sind kallistada. Olen vaimse haigusega elanud umbes 30 aastat. Me kõik mõtleme sinu peale ja hoiame sulle pöialt, Lindsay. Sa oled uskumatult tugev. Sa tuled sellest läbi. Lindsay, me oleme sinuga. Emad hoolitsevad selle eest, et saaksid õiglust. Ma mõtlen, mis taevas toimub. Mu süda on uhkusest lõhkemas, nähes, kui palju naisi seisab Lindsay selja taga. Selle kohtuprotsessi vaatamine tegi mulle nii selgeks, miks mul oli raske sünnitusjärgne ärevus ja depressioon. See on lihtsalt tõeliselt jälk. Nii palju armastust ja toetust sulle, kallis Lindsay. Jällegi, ma tahan kõigile meelde tuletada, et see ei ole kohtuprotsess selle üle, kas Lindsay tegi seda või mitte. See ei ole siin küsimus. Küsimus on tegelikult selles, kas tema vaimne tervis on piisavalt hea vabandust selleks, et ta tappis oma lapsed. Ja see, et on naisi, kes seda toetavad ja ütlevad, et jah, vaimne tervis on nii raske, et see on piisavalt hea vabandus, on šokeeriv. Ma olen meeleheitel, et saada vaimset puhkust kõigi eest hoolitsemisest. Mu mõistus üritab tekitada mulle füüsilisi probleeme. Mu mõistus. See on siis naine, kes kasutab Lindsay Clancy päevikust pärit sõnu, mida kohtus ette loeti, et teha videoid koos oma beebidega. Olgu. See mõtleb pidevalt järgmise asja peale, mida keegi vajab. Ma ei suuda seda välja lülitada. Ma tahan meeleheitlikult tööle tagasi minna. Vaata, see püüab tekitada revolutsiooni, kus inimesed mõistavad, kui raske on emadus. Ja jah, emadus on ülimalt raske, kurnav ja keeruline. Selles pole mingit vaidlust. Aga püüda seda siis kasutada laste tapmise õigustamiseks on hullumeelne. Üksikemad ütlevad, et iga mees, kes arvab, et Lindsay Clancy, kes tunnistas laste tapmist, peaks vangi minema, ilmselt kuritarvitab oma naist. Ma mõtlen, kui hullumeelne Kas keegi teine on märganud, kui vaiksed mehed Lindsay Clancy kohtuprotsessi kohta on?
miks see nii on? Sest nad ei suuda sõna otseses mõttes mõista, kui endast väljas te naised olete. Tõesti. Mina ka ei suuda. Miks mehed tema eest välja ei astu, kui tõendid? Sest ta tappis oma lapsed. See ongi kõik. Lihtne, tehtud. Ma ei taha tegelikult kuulda sinu õigustusi sellele. Üksikema ütleb, et iga ema, kes arvab, et Lindsay Clancy tunnistas oma laste tapmist, peaks vangi minema, ilmselt kuritarvitab oma naist. Ma ei suuda seda isegi kuulata. Ja nagu Ali Bestaki ütleb, me võime olla kaastundlikud inimeste raskuste suhtes, olgu need sünnitusjärgsed või muud, ilma et me õigustaksime või pisendaksime laste metoodilist tapmist. Lindsay Clancy võis kannatada psühhoosi all. Keegi meist tegelikult ei tea, aga kõik inimesed, kes panevad toime jõhkraid kuritegusid, kannatavad ilmselt mingil määral hullumeelsuse all. Mul on kahju, et ta võis kannatada ja et tal ei olnud vajalikku tuge, aga kui me hakkame kurjuse eest vastutust vaagima vaimse tervise diagnoosi tõttu, loobume me õiglusest täielikult. Mina ei ole valmis seda tegema. Ja ma arvan, et see võtabki minu mõtted sellel teemal kokku. Nojah, aitäh teie tähelepanu eest sellele teemale.